küljest olen ma kindlasti justkui muusik, sest ma mängin erinevaid instrumente, viiulit, süntesaatoreid, laulan ja samal ajal, kuna kõik see, mida ma teen, on minu enda looming, mida ma siis kas kuidagi kirjutan või salvestamise käigus loon, siis justkui võiks öelda, et ma olen ka helilooja, teinekord kirjutan ma ka teistele koosseisudele. Natukene võib-olla liigub see asi ka sinna produktsiooni valdkonda, sest et ma ise salvestan seda, miksin, mida ma teen, et on üsna selline mitmetahuline, olenevalt siis sellest, mille jaoks ma parasjagu seda teen. No sellele küsimusele mul ilmselt ei ole väga sellist originaalset vastust, et ma arvan, et see on lihtsalt mingi selline sisemine tung kuidagi pidi ennast väljendada läbi vahendite, jah, mis tekitavad mulle tunde, et ma saan väljendada midagi, mida ma muul viisil ei saa, et aastate jooksul on olnud erinevaid aegu, kergemaid, raskemaid ja on ikkagi palju tekkinud võib-olla selliseid küsimusi, et miks ja kuidas ma seda teen ja ma olen jõudnud siiamaani, et ükskõik, mis see väljund ei ole, kas ma teen seda professionaalselt või mitteprofessionaalselt, aga mul on tunne, et see on midagi, mis on nagu minu külge kuidagi haagitud, et ilma selleta ma ei saa, et midagi luua ja ennast kuidagi väljendada. Olles loomeinimene, pean tunnistama, et minu loomeprotsess on ka kohati veidi selline loominguline või spontaanne. Ma töötan juba aastaid selle nimel, et justkui püüelda mingi sellise rutiinsema professionaalsuse poole võib-olla, et ma arvan, ma olen täiesti kindel, et kõikidele inimestele ei sobi ühesugune raamistik, kuidas loometööd teha. Samal ajal ma arvan, et päris selliste tunnete tuhinas ainult liikuda on ka väga keeruline, mis on õpetanud mulle veidi sellist rutiinsust, mille all ma mõistan seda, et ma tulen hommikul stuudiosse, ma hakkan millegi kallal tööle ja ma lähen õhtul koju ja kas see tulemus just selle päeva jooksul on nüüd midagi väga märkimisväärset või mitte, aga ma olen andnud oma panuse ja tihtipeale on ka see, et ma võin terve nädal aega istuda siin ja tunda, et ma jooksen peaga vastu seina ja ühel hetkel midagi laheneb, midagi tuleb ja ma saan aru, et see on tegelikult juhtunud ainult tänu sellele, et ma olen ikkagi kuskilt nii-öelda läbi ennast surunud ja närinud, nii et ma arvan, et selline järjepidev töö on väga oluline. Sellele aitavad kaasa tähtajad või tellimustööd, et kui ikkagi tellitakse midagi konkreetselt mingile koosseisule mingiks ajaks, siis tuleb sellega tegeleda ja see on alati väga suur väljakutse minu jaoks justkui, et sa pead leidma viisi, kuidas jõuda lahendusteni, isegi kui sulle ei tundu see kõige sellise õigem aeg või hetk sellega tegeleda. Aga teisalt jah, näiteks nüüd ma ei ole nädal aega olnud stuudios, täna hommikul, kui ma siit uksest sisse astusin ja nägin oma pille, siis mul oli kohe nii, et tahaks kõik asjad lahti teha ja tekib selline nii-öelda mingisugune tuhin. Juhtub tihtipeale ka nii, et ma tean, et ma pean millegagi tööle hakkama, hakkan tööle, aga sealt tuleb hoopis midagi muud, et nagu paratamatult liigub minuga kaasa hästi palju selliseid paralleelseid protsesse. Tihtipeale juhtub ka nii, et ma teen midagi ja see leiab oma lõpliku vormi alles 2-3 aasta pärast näiteks. Et see on selline hästi palju erinevaid protsesse samaaegselt. Ja mulle tundub ka, et mul on vaja vaheldust ja seda vaheldust muidugi pakub ka see, et kas ma siis töötan parasjagu enda asja kallal, kas ma lihtsalt salvestan ja loon või ma hoopiski teen sellist nokitsemistööd ja miksin midagi või kirjutan kellelegi teisele, et siis ma katsun balansseerida kõikide nende asjade vahel. Ja vanemal ajal, kui ma midagi lõin, ütleme, et lõin plaadimaterjali, siis see tegelikult tekkis alati
hoopiski läbi kontsertide mängimise, sest kogu minu selline setup oli ehitatud nii, et ma väga palju mängisin oma pillidel, kuna mul puudusid oskused salvestamiseks ja nii-öelda produtseerimiseks, siis ma tegelikult justkui küpsetasin seda asja läbi siis kontsertide ja lõpuks ma läksin sinna stuudiosse ja püüdsin siis sooritada mingisuguse, valada sellesse mingisse fikseeritud vormi nii-öelda ja selle vormistada. Aga nüüd on see protsess väga erinev, sinna juurde on tekkinud hoopis muu lähenemine, kogu oma viimase albumi näiteks tegin ma nii, et ma olin stuudios, kuna viimane album on väga palju tehtud modulaarsüntesaatoritega, siis tegelikult see protsess tihtipeale algas sellega taaskord läbi improvisatsiooni, aga väga palju ma lihtsalt nii-öelda mängin, improviseerin, otsin mingisugust tekstuuri või mingisugust rütmi ja kui ma leian midagi, mis mulle tundub, et ahah, seal midagi on, siis ma jooksvalt selle kohe salvestasin. Ja sellest võis tekkida nii-öelda selline mingisugune kandev selgroog, aga alati ei pruukinud olla nii, et kõik see muu sinna kohe juurde tuli, et vahel need asjad, nii-öelda mingid demod, ma panen need kuhugi folderisse ja siis mõne aja pärast võtan nad uuesti kätte. Nii et see protsess võib olla ka väga selline kiht-kihi haaval asjadega töötamine. See tähendab ka seda, et mul ei ole eesmärki tegelikult, et ma tulen stuudiosse, eriti kui ma teen oma plaati, siis see protsess on väga palju selline, et ma hakkan puslet kokku panema, aga mul ei ole õrna aimugi, mis see pilt seal lõpuks on. Et see tekib läbi selle protsessi ja tihtipeale, kui mul ja see on ka väga valulik, sellepärast, et sa teed ja sa tegelikult ei tea justkui, et milleks sa seda teed või et mis sealt peaks üldse tulema, kas sealt üldse tuleb midagi ja tavaliselt protsessi siis teatud etappi jõudes, olles juba sellises tugevas depressioonis, ühel hetkel sa saad aru, mis on need mingid elemendid, nad hakkavad taas korduma, nad hakkavad taas esile kerkima ja siis hakkab see pilt kokku jooksma, aga see kõik algab väga palju jah, improvisatsioonist. No see võib olla nii, et ma mõtlen millegi peale aasta aega ja muudkui aga kratsin kukalt ja siis tulen stuudiosse ja teen selle ühe päevaga ära. Et nüüd on küsimus jah, et kust algab protsess tegelikult, et rääkides ka viimasest albumist, siis tegelikult aastal 2016, ma mäletan seda suve, kui ma uurisin nende samade modulaarsüntesaatorite kohta ja teadsin, et seal nagu midagi on. 2 aastat hiljem ma siis soetasin esimesed omale, mis jäid veel siis põhimõtteliselt aastaks pooleteiseks nurka lihtsalt seismas, ma tegelesin muude asjadega. Ja siis hakkas see protsess, et ma hakkasin üldse seda pilli tundma õppima. Samal ajal seda albumit hakkasin ma tegema eelmise aasta talvel justkui või 2020 talvel, 2021 kevadel oli see valmis, et tegelikult aasta aja jooksul. Ja see lõpuprotsess oli eriti intensiivne, ma tegelikult tegin selle nagu justkui paari kuu jooksul. Et võib öelda, et see album, ta ühest küljest jätab mulle endale mulje, kui ta oli midagi väga spontaanset, väga kiiresti tehtud, et see oli selline intensiivne periood, kus ma tulin siia igapäevaselt, kogu aeg tegelesin ja lõin, aga samal ajal see asi seal Kuklas tekkis tegelikult juba kuskil 5 aastat tagasi. Et ma sain aru, et ma pean kuhugi sinna liikuma, aga mul ei olnud õrna aimugi, et kuidas siis parasjagu. Mulle tundub, et teoseks saab nimetada, püüdes seda nagu lihtsustada või et kuidas enda jaoks seda nii-öelda defineerida, siis mulle tundub, et teoseks saab midagi sellel hetkel, kui ma selle enda jaoks vormistan. Näiteks samamoodi, et kui ma kasutan neid instrumente, mida ma praegu põhiliselt kasutan ja tihtipeale veedan stuudios tunde sellise nagu, ma teen mingisuguse
patch'i oma modulaarsüntesaatoris, mis tegelikult loob justkui nagu generatiivset muusikat. Ma olen tekitanud mingisuguse jada, samal ajal kõik see, mis sealt välja tuleb, on tegelikult loodud justkui selle süntesaatori poolt. Et ma kasutan hästi palju sellist, nimetatakse siis random voltage, on ju erinevad elektri tugevuse sellised nagu hüpped üles-alla tekitavad siis vastavalt meloodiad või mingisuguseid rütme. Ja justkui see kõik on muusika, aga samal ajal ta on nagu distantseeritud selles mõttes, et mina võin istuda kõrval diivani peal ja lihtsalt seda kuulata. Aga see valik, et ma olen nüüd 2 tundi midagi kuulanud ja võib-olla sellega kõik üles salvestanud ja siis ma valin sealt mingid sektorid ja hakkan nendega tööle, et ma hakkan neid kihtidena kuidagi panema või häälestan neid üles ja alla. Et sellel hetkel, kui ma seda vormistan ikkagi mingisuguseks kompositsiooniks, ütleme ka, mis on kompositsioon, et üks asi on selline klassikaline laulu kirjutamine, et on mingi intro, siis on salm ja siis on refrään ja siis on uuesti salm. Aga jah, et see, et ma ise tunnetan, et ma vormistan selle millekski, siis sellel hetkel mulle tundub, et see on teos ja see on loomulikult väga subjektiivne. Kui me räägime väga minimaalsest muusikast, et kus need muutused toimuvad väga pika aja jooksul, aga ma arvan, et kui autor ise tunnetab, et see kannab mingisugust sõnumit, mingisugust vormi, mis tema jaoks on terviklik, sellel hetkel see on teos. Originaalsus on midagi, mille poole me justkui kõik püüdleme. Sellest räägitakse väga palju, kui oluline on olla artistina originaalne. Sealt võib tekkida väga palju sellist pinget. Minu jaoks on see isiklikkus. Ma olen vist kuskil ka öelnud seda, et mulle tundub, et panustades sellele ja lootes, et me midagi vormistame tänapäeval, mida mitte keegi kunagi kuskil teinud ei ole. Et see on justkui selline võib-olla isegi nagu tarbetu eesmärk, et pigem, kui sa lood midagi, mis on sulle sellel hetkel väga oluline, sa tunned, et see kannab sinu isiklikku sõnumit või häält, mis loomulikult on jällegi subjektiivne. Ja sa vormistad selle, siis sa justkui oledki juba nagu originaalne. Et kuulates teisi artiste, siis mulle tundub, et originaalsus on tegelikult väga lihtne, kui ma tunnen kedagi ära. Ma kuulan midagi ja ma tunnen ära kellegi, kas siis produktsiooni, kellegi hääle, kellegi laulu kirjutamisviisi, et justkui nii see laheneb. Ja seal ongi, et kui me nüüd räägime, et on mingisugused stiilid, kus luuakse väga palju massiliselt muusikat, et kas see on nüüd popmuusika, indie, samamoodi elektrooniline mingi ambient muusika. Et see ongi väga hägune, et me luuakse ju väga palju muusikat, mis ei ole justkui nii ära tuntav, et kas me nüüd saame alati, see on keeruline teema. Minu jaoks ja originaalsus on see, kui ma tunnen ära kellegi midagi seal, mis on sellele autorile iseloomulik ja ma arvan, et see on nagu parim kompliment selle poole, seda saada autorina või selle poole püüelda, et rääkides mõjutustest. Mul on perioode elus, kus ma kuulan väga-väga palju muusikat, hommikust õhtuni erinevaid asju, mitu kuud järjest võib-olla. Ja see ongi see aeg, kus ma tegelikult otsin impulsse, ma tahan teada, mis toimub, mida tehakse. Ja sellele võib järgneva aeg, kus ma tulen stuudiosse, ma loon midagi ja ma tajun seal selliseid selgeid viiteid millelegi. Ja siis ma olen alati hästi selline teadlikult ettevaatlik, et ma võin selle salvestada ja ma panen selle kõrvale ja ma ei puutu seda. Ja ma ootan võib-olla mõne nädala, on olnud juhuseid, kus sealt samast demode kaustast ma võtan aasta või 2 aastat hiljem selle asja välja. Ma kuulan seda, aga ma kuulan seda hoopis teise kõrvaga, ma olen ise artistina vahepeal arenenud ja ma võtan sealt mingi jupi, aga ma vormistan selle kuidagi ümber ja ma tunnen, et ma teen seda enda moodi ja siis ma võin seda kasutada. Aga jah, et see minu jaoks, et kui ma olen midagi loonud, mis konkreetselt viitab millelegi, mida ma tunnen ära kellegi teise poolt tehtuna, siis ma näiteks ei kasuta seda, sest et isegi kui ma tean, et see võiks olla väga
inimestele meelepärane kuulata või kuidagi selline mõnus, siis ma tunnen, et mul on kohustus autorina seda filtreerida veidi rohkem enda nägu. No see on väga keeruline teema. Võib-olla üks lähenemisviis võiks olla see, et kui me räägime, et pärimusmuusika, pärimuskultuur on kogukonnakultuur, siis justkui see definitsioon, et pärimusmuusika on kollektiivne looming, see võikski siis kehtida selles kontekstis, kui tõepoolest inimesed loovad kogukonnas muusikat, tulevad kokku, on peod, kokkusaamised ja seal tekivad erinevad variatsioonid mingisugustest lugudest, lauludest. Siis jah, et see justkui on selline variatiivsus. Ka mina kunagi, kui ma tegelesin väga palju pärimusmuusikaga, nii-öelda seadsin mingisuguseid pärimuslikke allikaid ümber enda nägu, siis ma pigem mõtlesin, et ma justkui nagu varieerin ja ma lähenesin selle nurga alt. Aga ühel hetkel loomulikult need asjad nagu liikusid nii oma rada pidi, et noh, ütleme näiteks, et kui ma kasutan pärimuslikku teksti, aga olen siiski loonud enda meloodia, mida ma selle all mõtlen, on see, et ma ei ole näinud seda meloodiat kuskil kirja panduna või ei ole seda kuskil kuulnud. Ta kannab selle muusikalise keele või stiili justkui nagu selliseid grammatikat või mingisuguseid reegleid. See on igal stiilil ju mõnes mõttes nii, et võtame indie-muusika või et on mingid äratuntavad sellised võtted, mida kasutatakse, et samamoodi pärimusmuusikas. Siis nüüd vaadates, kuhu asjad praegu on jõudnud, siis ma arvan, et on ikkagi korrektne see viis ja muusika registreerida siis autorina, et mina olen selle autor. Jah, sealt võivad need asjad rändama minna ja aga see ei pruugi alati olla üldse niimoodi, et nüüd ainult selline vanema pärimusmuusika stiilis loodud uus looming, et see justkui käib sinna valdkonda, et lähevad ju rändama hoopiski sellise rahvaliku muusika laulud, et alates Meie mehest kuni Girly Stringsini ja ma ei tea, Viimse reliikvia lauludeni, et arvestades, et pärimus või arvestades, et autori õiguse seadus ju ütleb, et 70 aastat peab olema selle loo ja autori surmast möödas, siis mõnes mõttes see justkui nagu reglementeeribki selle, et ma ei tea, kas on nagu, et seal on palju vaidlusi, ma mäletan kunagi, et luues siis oma esimesi nii-öelda pärimuslikke autoriteoseid, et siis oli ikkagi see vaidlus, et kas on üldse eetiline registreerida seda autorina. Ma olin samamoodi, mõtlesin võib-olla, et see ei ole justkui eetiline. Aga teisest küljes, et luues seda muusikat ikkagi oma isoleeritud keskkonnas, mitte kuskil nagu peol, tantsuks ja ma lähen seda lavale esitama, et siis seal ongi justkui mingid muud reeglid ja see võib ka olla üks mingi põhjus, kus ma ühel hetkel ei soovinudki, et mind nii-öelda pärimusmuusikuks defineeritaks, sellepärast et ma arvan, et jah, seal peaksid justkui mingid muud reeglid olema. Mul on olnud küll üks väga huvitav kogemus seoses nii-öelda loomevargusega. Üks selline positiivne ja huvitav näide on hoopiski sellest, kuidas kunagi oli mul üks laul Veere päevakene, mille muusika, ma kasutasin traditsioonilist pärimusteksti, aga mille muusika ma olin samuti ise loonud. Ja paar aastat hiljem avastasin ma Lõuna-Ameerikas oli üks artist, kes täpselt samal ajal kunagi oli loonud põhimõtteliselt üks-ühele midagi täpselt samasugust ja minu meelest on see hästi just selline huvitav näide, et
kui tekivad mingid asjad samaaegselt üksteisest väga-väga kaugel, et lihtsalt väga huvitav näide, et justkui sa kasutad mingisugust, ma kasutasin justkui meie pärimusmuusikale omast sellist helikeelt ja ma ei pea seda üldse mingiks loomevarguseks, et just väga huvitav, et keegi kuskil mujal kasutas talle omaseid mingeid vahendeid, aga seal olid täiesti üks-ühele mingisugused elemendid, et et selline huvitav näide. Aga teine selline veidram näide on see, kui aastaid tagasi üks väga suur ettevõtja küsis ühe väga suure eelarvega projekti jaoks minu lugu Tangule reklaami jaoks. Ja see, mida küsiti, oli litsents tähtajatult üle maailma, kõik õigused põhimõtteliselt. Ja ma küsisin nõu, et kui palju selle eest siis peaks nagu küsima. Ja öeldes selle summa, siis öeldi mulle ei. Ja läks paar kuud mööda ja mulle kirjutasid nädala aja jooksul, mitu inimest saatsid mulle lingi kuhugi, et küsisid, et kas see on sinu lugu. Oli tehtud siiski reklaam ja reklaam oli selles mõttes, et lausa nagu naljakalt, täpselt seesama lugu justkui ja oli justkui nagu kopeeritud seda tunnet ja atmosfääri, aga tegelikult lihtsalt ka puht heliliselt, et ainult selline vokaallugu, kasutatud sarnaseid võtteid. Ja üks inimene, kes mulle kirjutas, oli tegelikult jurist ja pakkus ise välja, et teda täitsa huvitaks huvi pärast nagu seda teemat edasi ajada. Ma ütlesin, palun väga, et mulle tundus kohe, et sellel ei ole üldse mõtet sellise suure ettevõtjaga hakata rinda pistma. Huvitaval kombel palkas see ettevõtja siis nii-öelda Eesti Autorite Ühingu eksperdi, kelleks on tunnustatud Eesti helilooja, kes kirjutas, ma ei tea, 5-7 leheküljelise essee, püüdes tõestada, et see ei ole plagiaat. Praegusel ajal muidugi, tol ajal ma olin nagu nii pahviks löödud selles mõttes, et üldse, et selline olukord, et otsustati raha maksta kellelegi, kes teeks nii-öelda selle töö ära, samal ajal nagu mitte seda autorit siis toetades. Et praegu ma oskaks väga hästi ilmselt argumenteerida ise kohe. Et tol hetkel ma lihtsalt otsustasin, et sellel ei ole mõtet üldse. Et seal oligi välja toodud argumente, kuidas helikeel kasutab üldsegi viiteid Norra muusikast ja mingid täiesti sellised nagu, aga väga huvitav kogemus jah, et ma ütleks, et see oli puhtakujuline plagiaat. Aga mis seal siis ikka? Mulle vast kõige rohkem korda lähebki selline inimeste poolt tulnud isiklik tunnustus, et nagu ma ka enne ütlesin, siis tõepoolest, et kui keegi pöördub minu poole, öeldes, et see, mida ma teen, on kuidagi väga selline minulik või isiklik, et mu muusika on ju aastate jooksul väga palju muutunud ja kogu aeg otsib mingisugust nagu uut nägu või uut nurka. Ja kui on jäänud need mõned üksikud inimesed, kes on terve selle teekonna algusest, päris algusest peale siiamaani välja nagu kaasa teinud ja tulevad, ütlevad mulle, et see, mis ma olen loonud värsket, et see on ikkagi nii väga mina. Et mulle tundub, et see on nagu üks kõige paremaid komplimente ja teisest küljest loomulikult see ka efekt, et kui inimesed läbi selle muusika või loomingu kuulamise midagi ise avastavad või õpivad, et just nädal aega tagasi Londonis mängides tuli minu juurde üks selline vanem meesterahvas, kes ütles, et ta ongi käinud algusest peale kõikidel mu kontserditel Londonis, mis on olnud ka väga erinägu ja rääkis sellest, et kui palju ta on õppinud inimesena minu kontserditel käimisest, et iga kord pärast seda ta kohe täpselt nagu ei saa aru, aga siis mõtleb järgi ja siis tuleb järgmine kord veel uuesti, et minu meelest lihtsalt väga südantsoojendav kompliment. Ühest küljest olles väga aktiivne nii-öelda live-artist mängides kontserte, siis kontsertide mängimisega kaasnevad autoritasud, et lisaks sellele, et ma lepin kokku honorari oma kontserti eest,
siis vastavalt siis sellele kohale, kui palju on seal inimesi, kui jah, et kui nagu oluline või suur see kontsert on. Öeldes siinkohal muidugi, et ma ei arva tegelikult, et nagu suuremad kontserdid otseselt olulisemad on nagu sisuliselt, aga jah, et sellega kaasneb siis nende, kui ma olen ise teoste autor, siis minule tuleb sealt mingisugune tasu ja teisest küljest kasutades vahel kellegi teise teksti või võib-olla mängides kellegi teise teost, et siis olenevalt ka, mis on see kokkulepe tehtud selle autoriga, aga on väga õiglane, et seda teost kasutades, kellegi teksti kasutades, et temale läheb selle eest mingisugune tasu. Kui ma kasutan kellegi teksti, et ühest küljest on minu jaoks hästi oluline seda ka öelda laval ja viidata sellele, aga teisest küljest ma arvan, et see on justkui selline nagu õiglane, et võib-olla mul ei ole isiklikult võimalik nagu mingit tasu maksta, aga siis see inimene saab nagu tänu selle eest, mingit materiaalset tänu selle eest, sest see on töö, mida me teeme ja see on meie elukutse. Teisest küljest mina olen hästi avatud sellele, kui keegi võtab mingisuguse minu teose ja soovib seda kas remixida või soovib seda kuidagi täiesti ümber teha, teeb oma mingisuguse muusikavideo, paneb selle kuhugi YouTube'i üles, et võib-olla see ei lähe absoluutselt kokku minu esteetika või minu lähenemisega, aga mul on kuidagi see nagu lähtepunkt, et kui minu looming kedagi inspireerib mingi nurga alt ja ta soovib seda kuidagi väljendada, et mul ei ole sellega tegelikult absoluutselt mingit probleemi. Kuni selle hetkeni, kui keegi soovib sellega raha teenida. Et mul on tunne, et seal nagu see autoriõigus tuleb autorile hästi selliseks toetavaks jõuks või kasuks, et nüüd, kui keegi soovib midagi välja anda ja kasutada kellegi loomingut hoopiski oma nii-öelda mingi brändi ülestöötamiseks või kuidagi laiema publiku jõudmiseni, siis autoriõigus annab meile need õigused, et me võime keelduda, võime teha mingisuguse varalise kokkuleppe, et minul on näiteks kirjastaja, kes siis aitab ka mul filtreerida nii-öelda või teha neid kokkuleppeid ja öelda, et vot seal elades nii-öelda kapitalistlikus maailmas, siis mulle tundub, et seal see autoriõigus justkui on väga oluline, et minu teosed on kõik registreeritud, et nad on ametlikult kuskil andmebaasis ja seetõttu, et kui midagi läheb kuskil liikvele, mis ei ole nii-öelda minu maitse järgi, et siis mul on see valik, et kas ma keeldun teinekord, võib-olla ma ei keeldu ja me saame teha kokkulepet, see on väga selgelt nagu välja toodud, et see ei ole minu looming, sest tihtipeale ka inimesed, kuna ma olen ise looja, ise esitaja, ka minu artist on minu enda nimega, siis on väga keeruline neid lahku viia ja võib-olla inimesed arvavad, et ma olen ise seda teinud kuskil midagi nii-öelda, et siis see autoriõigus, et võib-olla mulle vähemalt tuleb selle eest siis mingisugune majanduslik nii-öelda kompensatsioon. Aga just ka see, et kui keegi teenib millegagi raha, et siis ma arvan, et õiglane, et see autor saab sealt ka midagi, sest tegelikult tema on selle loonud. Mul ei ole olnud väga palju selliseid olukordi, aga mina olen kindlasti üks see inimene, et kui näiteks minu muusikat soovitaks kasutada mingis reklaami, mingi ettevõtte reklaamis ja see ettevõte müüb asju või mingit teenust, mis ei lähe mitte kuidagi kokku minu väärtushinnangutega siin maailmas või et kuidas ettevõte töötab, räägime sellistest eetilistest valikutest võib-olla, et ma ei tea, Nestle näiteks, et kes kasutab väga palju sellist just üsna sellist nagu räpast viisi, kuidas raha teenida, et ma arvan, et ei ole mitte mingit rahasummat,
millega mind ära ostaks, et selles mõttes jah, mul on väga oluline, et mulle jääks see viimane sõna. Ma võin öelda artistina, on olnud küll olukordi tõesti ka, kus on tehtud mingi pakkumine, kus ma saan aru, et see tooks mulle väga palju majanduslikku kasu, samal ajal olleski siin pandeemia küüsis nii-öelda vireledes, peost suhu elades, aga ma lihtsalt ei ole inimesena võimeline vastu võtma seda otsust, et anda jah-sõna selle, see ei ole absoluutselt võimalik, et ma olen kuidagi väga, see on jällegi mingi sisemine asi, et kuna minu muusika on minu nägu ja hoolimata sellest, et ma võib-olla laval ei ole kunagi nii selgelt poliitiline või ei räägi mingitest sellistest maailma valikulistest või väärtushinnangulistest asjadest nii otse, siis siiski minu looming, ma arvan, et tänapäeval ei ole ka võimalik olla muusik ilma, et sa ei oleks poliitiline või noh, et mis asi on apoliitilisus, see ei ole võimalik. Küll aga on võimalik väljendada ennast väga erinevatel viisidel ja võib-olla väga selliselt subtiilselt justkui. Aga jah, minu muusika on minu nägu ja ma ei soovi, et see oleks esindatud mingisuguste ettevõtete või olukordades, mis ei lähe kokku minu väärtushinnangutega. Mul on tunne, et see kokkulepe, mis on siis, kuidas see autorlus jaguneb, ongi alati nende 2 või rohkemate inimeste vaheline kokkulepe ja see võib ju tõesti olla täitsa seinast seina. See ei pruugi olla isegi seotud otseselt võib-olla justkui selle helilise materjaliga niimoodi, et keegi kuulab ja et see tunduks kuidagi nagu loogiline. Et sellised mõnikord varalised kokkulepped, mõnikord on seal taga see, et sa soovid jätta endale mingit suuremat õiguslikku osakaalu, et sa saad võtta vastu otsuseid just nimelt, et kui keegi soovib kuskil kasutada, et näiteks, et sul on mingi vetoõigus või midagi sellist. Hendrikuga koos luues ma mäletan, et olid mõningaid lugusid, mida esimese plaadi puhul mõningaid lugusid, mida Hendrik oli justkui tegelikult nagu juba vormistanud ja valmis loonud ja mina lõin sinna mingi osa juurde ja ka vastupidi, et minul oli mingi lugu ja siis need me vist registreerisimegi kuidagi nii, et oli ühe oma või teise oma ja mingid asjad olid täitsa pooleks. Viimase plaadiga me tegime lihtsalt kõik pooleks, et noh, see on ka selline jah, kokkuleppe küsimus, et võib-olla mõne loo puhul mina loon midagi palju rohkem või teine osapool loob midagi palju rohkem, aga samal ajal see protsess on ju ühine ja me inspireerime üksteist ja et mulle tundub seal see justkui selline mõistlik kokkulepe. Teisalt kasutades näiteks kellegi teksti, kes on juba siit ilmast lahkunud ja on loonud selle teksti aastaid tagasi ja mina soovin seda nii-öelda integreerida enda kompositsiooni, siis on see loomulikult hoopis teine olukord. Ja mul on olnud erinevaid kogemusi. See on nüüd üks koht, kus mul on hästi hea meel, et mul on kirjastaja ja väga sellise pikaajalise kogemusega rahvusvaheline kirjastaja, kes tegelikult aitab nende kokkulepete tegemisel. Nad teavad, mis on tavad ja samal ajal me võime arutleda ka selle üle, et noh, mida ma sooviks, aga lõppkokkuvõttes, kui on kindel soov kellegi teksti kasutada, siis tegelikult need tingimused tulevad sealt poolt. Ja nii on olnud olukord, kus ma olen loonud sellise 10-minutilise kooriteose ja ma kasutan luuletusest tegelikult ainult 2 rida. Aga sealt poolt oli kindel selline nõudmine, et see autorlus läheb pooleks, 50 ja 50 ja nii ta täpselt on. Samal ajal ei pidanud ma maksma näiteks eraldi mingisugust litsentsitasu juurde. On olnud teine kogemus, kus me nii-öelda ostsime välja, et maksin väga tegelikult tagasihoidliku litsentsitasu, kasutades kellegi teksti ja nüüd põhimõtteliselt ma võingi seda
kasutada siis lõpmatult, et see on nagu üksik terviklik teos, ma võin seda ka välja anda, salvestada, et see kõik on hästi nagu kokkulepete küsimus. Ma olen ise mõelnud selle peale, et Eestis, et mul on tunne, et väga palju kasutatakse luuletajate teksti, aga ma ei ole üldse kindel, et tihtipeale nagu alati küsitakse. Et olles ise küsinud teiste muusikute käest, kuna varasemalt ma ei kasutanud niimoodi loodud tekste, et siis olen saanud ka vastuseid, et piisab sellest, et sa paned kirja lihtsalt, et on teine autor ja siis sa jagad võib-olla pooleks, aga tegelikult see ei ole nii, et tegelikult tuleb luba küsida ja tõepoolest siis autorluse küsimus, et kuidas siis see tasujaotus on, et selleks tuleb teha ju kokkulepe. Jah, selle teema koha pealt olen ma küll väga tundlik, võiks isegi öelda, et justkui nagu kontrollifriik, aga olles artist, siis mul on alati, enne kui ma lavale lähen või ma töötan üldse mingisuguse sellise kontserdikava kallal, siis mul on ju mingisugune visioon, kuidas see võiks kõlada. Ja ükskõik, kui palju ma siin oma toas ei harjuta, siis tegelikult see kava ja kõik kujuneb hästi palju ikkagi laval. Ja seetõttu võtab ka aega, et mingid asjad võib-olla vormuksid ja päevad ei ole vennad, et ei saa olla nii, et iga kontsert alati läheb nagu paremini, et on olukordi, kus mõni kontsert läheb ikkagi väga aia taha ja see ei pruugi isegi olla üldse seotud minuga, et eriti esitades elektroonilist muusikat, sõltume me tohutult palju sellest kohapealsest helivõimendusest, kuidas on asjad helitehniliselt teostatud. Mina annan ikkagi alati endast 100%, aga see võib olla väga kaugel sellest, kuidas see võiks kõlada. Ja see üldse ei vähenda tunnet inimestes, ka selles väga-väga justkui nagu halva kvaliteediga kohas võib mõnikord inimene saada tõelise elamuse ja mitte kellelgi ei ole õigust seda pisendada. Küll aga tihtipeale see elamus tuleb võib-olla sellest mingist energiast, mis tekib koha peal ja kui siis filmitakse väga palju tänapäeval ikkagi sotsiaalmeedias ja pannakse see üles kuhugi YouTube'i, pluss, et mis telefon sul on, et nagu mis helisagedusi telefon üldse üles korjab, et see heli balansiliselt, see absoluutselt ei kajastu selle helipildiga, mis on seal ruumis. Ja seetõttu ma tunnen tõepoolest, et see võib teha teinekord artistile väga palju rohkem kahju. Kui keegi hakkab otsima minu muusikat ja YouTube'is tuleb järjest üles videosid, mis kõlavad täiesti, ebaadekvaatselt, siis see on kurb ja häiriv ja ma arvan, et see on normaalne, et me nii tunneme, et ja samas tundub nagu nii lapsik, et kuidas ma nüüd lähen ja kirjutan ja palun neid kõiki alla võtta, et tegelikult ma saan täiesti aru, kui on kontserditel selline nii-öelda reeglistik, et sa ei tohi filmida, sa ei tohi seda üles panna, et mõnes mõttes see on täitsa arusaadav ja tervitatav. Mida aeg edasi, seda olulisemaks on need autoritasud, fonogrammi tootjatasud kõik muutunud. Võib-olla just eelkõige selle tõttu, et varasemalt oli minu sissetulek ikkagi puhtakujuliselt peaaegu et ainult kontserdite andmine ja see nii-öelda otsene sissetulek ongi see honorar, mille sa kokku lepid, et jah, kontserdite esitamisest tuleb ka mingi kaasnev autoritasu, aga see on sellise hästi pika nagu protsessi tulemus ja seda võib-olla ei märkagi nii väga. Nüüd, kuna pandeemia tõttu on väga palju muutunud kogu see selline elava esituse nagu turg, et siis ja ma olen hakanud rohkem kirjutama muusikat hoopiski näiteks tellimuste peale, et kas ma kirjutan koorile midagi või teinekord
hoopiski mingile filmile loon midagi, mingisugused tekstuurid, et kas ma olen siis nii-öelda välja ostetud või mulle jääb ikkagi mingisugune protsent sellest. Et seetõttu on see muutunud olulisemaks teemaks, sest et ma püüan ka oma elukutset ja seda sissetulekut siis jaotada laiali rohkem erinevate selliste allikate peale, et kas siis ma mängin kontserti või ma loon kellelegi teose ja luues kooriteose, kui sellest on ka partituur, siis keegi võib-olla tahab seda näiteks rentida teinekord ja siis küsitakse selle eest mingit tasu, et need on kõik sellised hästi olulised erinevad aspektid. Keeruliseks võib-olla teeb selle veidi see, et kuna minu tegevus on aastate jooksul ikkagi põhiliselt kogu aeg olnud rahvusvaheline, et see üks aasta me pidime tegema just siin statistikat, et põhimõtteliselt minu tegevusest vist 96% oli eksport. Et ma arvan, et nüüd praegu on nagu võib-olla isegi, ma püüan rohkem isegi Eestis rohkem teha, sellepärast et ei taha nii palju lennata edasi-tagasi kogu aeg ja mulle meeldib ka see mõte, et rohkem kohalikku kogukonda panustada. Aga siiski see on väga palju see tegevus välismaal ja nüüd on siin see küsimus et kui hästi need nii-öelda meie kohalikud ühingud välismaiste ühingutega suudavad oma andmeid nii-öelda sünkroniseerida, kui kiiresti see käib, kui korrektselt see käib, et mul on lootust ja hea meel, ma arvan, et see läheb paremaks, aga see on olnud suur väljakutse. Nii nagu me tunnustame kunstinäitusele minnes kellegi teost, on see maal või skulptuur või installatsioon, ükskõik midagi, et seal on, minu meelest tuleb tihtipeale hästi selgelt välja justkui see autori positsioon. Või et keegi teeb midagi väga oskuslikult, et see on meie elukutse, see on see, mis meid hoiab elus ja tegutsemas ja kuidas me ennast väljendame, et see on, tundub mulle selline elementaarne austus ja tänuavaldus, millega tõepoolest kaasnevad ka mingid õiguslikud sellised garantiid, varanduslikud, mingisugused tasud, aga et seal on kaks poolt, et üks pool on kindlasti ka lihtsalt see, et ma teen midagi südamega ja loomulikult sa soovid, et sind selle eest tunnustataks. Siin muidugi on ka see pool, et on ju palju autoreid või produtsente, kes igapäevase tööna loovad muusikat hoopiski näiteks reklaamidele või mingitele teenustele ja nad absoluutselt ei soovi, et nende nimi oleks kuskil seal väljas, et see on nagu teine olukord, aga mina tunnen, et kuna kõik see, mida ma loon, see olen mina ja see esindab mind kuidagi, siis see on oluline, et selle eest oleks mingi tunnustus nii-öelda.